Järjekordne reisisari viib meid seiklema 2025. aasta suvesse. Siim ja Merlin lähevad üheskoos Norra mägesid avastama. Ööbime auto katusel, ujume jääkülmas vees, kohtume trollidega ja vallutame mägesid. Ahoi, tere hommikust. Kell on 11.23, on 26. juuli, on laupäevane päev. Ja meie oleme tegelikult ammu juba ärganud, tegime hommikuks söögid, värgid, ei hakanud neid filmima, olete ju näinud küll, kuidas me makaroni sööme juba. Aga siin meie ööbimiskoha juures nii-öelda on väikene jahisadam ka, kus küll enamus on sellised pisikesed kaateridega. Aga mõtlesin, tulen korra läbi ja vaatan, mis purjekad siis siin koha peal on. Sai ju minust endast ka siin mõne aeg tagasi purjekaomanik, nii et ikka on huvi vaadata, millega siis teised inimesed ka seilavad. See on selline huvitav asi. Siin nagu kajutit sellist suurt ei olegi peal. Mõned siin ma vaatan, et ei sõidagi veel. Mastid maas alles. Eriline must kärakas. Meie edasine tänane plaan on nüüd hakata otsima kusagilt mingisugust veesõiduki renti. Kas see saab olema mingi kajaki variant või mingi süsta variant või kanuuga, suurt vahet ei olegi, aga tahaks lihtsalt mingisuguse alusega korra vee peale saada ja natukene ringi parvetada siin Miusa järve peal. See on väga suur järv. No nii, Merlin läheb nüüd laevaga sõitma. Ma sõidan sinna Eesti tagasi ja Siim peab oma reisi üksi jätkama. Rentisime siit ühe pisikese sellise paadikese tund aega, tiirutame sellega 1:30 ja 16 kopikatega läks maksma. Kus sa siis nende krigistades lähed nüüd siis? Mõtlen aru saaks roolaga töötada. Nii, paneme veel edasi. Ja, mulle küll meeldib. Ma panen enda päästevestiili selge kaks juksi. Kus me siis paneme, et Tallinna pole jääme? Pärast autole järgi. Siin on ka üks sellist tüüpi purjakas, nagu mul on Maxi, aga see on ka veits suurem. Mõnen ahter on selline hästi kõrge. Et kui mul on 77, siis see võib olla mingi, ma ei tea, 87 või 95, mis need numbrid veel edasi on. Nüüd me aga leidsime täpselt sellise, nagu minul on. See on nüüd Maxi 77 siin. Päris selline korralik. Ja veel leidsime ühe Maxi 77 siit. Tuttutu. Ma ennem üle vaatasin, et see on nagu veits suurem, aga see ikka on 77 nagu mul. Parvetasime praegu naaber sadamasse ja leidsime siit eest ühe sellise vahva viikingipaadi. Küll ma vaatan, et päramootoriga liigub see edasi. Kõva aerutamine ilmselt ei käi. Aga mina tean sihukest asja, et Norra on ka justkui nagu viikingimaa, eks ju. Aga ma tean, et saarlased pidid olema kõige kõvemad viikingid ajaloos. Nii et kaperdame ära selle. Näed, Merka räägib vähe, aga tõtt. Vaata ise enne kena. Mingi on need naeltäiga lõõdud nagu. Küll jah, ees on mingi traktori peale. Hakkab looma. Tulime nüüd paadisõidul tagasi, parkisime oma parve siia ja märkisime, et kõrval augus nüüd jalgratas põhja läinud. Nii et siis teate, et Harmane linnas Norras siin sadamas põhjas asub üks velopiiter. Kui ühes videos sul oli ratas puu otsas, siis nüüd on vees. Nüüd oleme jõudnud Hamari kiirhuisu halli juurde. On see nii? Jah. Väga hea. See on selline tohutu suur maja. Ma saan aru, et siin on mingisugune uisuväljak sees. Lähemalt näinud ei ole. Kas me ka näeme, seda veel ei tea, aga lähme piilume. Mingi olümpia teema. Olümpia kiirhuisuhall. Als jij je hand erboven houdt, dan heb ik die lamp doet. Als je de hand zo hierboven houdt.
Rootsimaale sõidame. Stockholmi on veel 510 kilomeetrit jäänud sõita. 6 tundi 26 minutit, aga me tegelikult teeme kusagil keset Rootsit täna sööbimise. Katsume ka leida endale sellise toreda mingi järveäärse koha. Et päris Stockholmi täna välja ei sõida ja siis homme paneme Stockholmi äkki. Vaatame Stockholmi linna vahel ka veel ringi enne, kui laeva peale läheme. Ja laev vist läheb Rootsi aja järgi kell 4, Eesti aja järgi kell 5, midagi sellist. Sõime Mäkkis kõhud punni, nüüd on hea tuju. Lähme edasi. Thank you. 2000 kilomeetrit sai täis. Every time I go for the mailbox, gotta hold myself down. Ow! 'Cause I just can't wait till you write me you're coming around. Yeah. Now I'm walking on sunshine. Whoa. I'm walking on sunshine. Whoa. Me oleme jõudnud nüüd riigipiiri peale. Norrast saab meil edasi Rootsi. Väga selline, ütleme nii, et mitte midagi ütlev riigipiir on. Ainult asfalt vaheldub. Siin on mingid uued reeglid. Servige. Ja olemegi Norrast Rootsi jõudnud. Piiripunkt, kui me tulime, oli vähe selline asjalikum, aga ei midagi. Võtsime, et äkki on siin mingi koht, kus saab jalgi sirutada või midagi. Aga hetkel mul on küll, et tunneb, paneme edasi. No ainult punane asfalt on midagi muud. Lego. Kell on 20:26, me otsime endale nüüd Rootsis selliste majutuskohta. Siin on lahedad RMK sarnased platsid ka olemas. Näiteks siit leidsime ühe RMK sükse putka siis. Siin saad päris majas olla. Siuke maja meil siin on siis. Natuke suitsuhang on sees. Mõnus suitsulõhn on ikka ja näed, siin kütad omale soojaks ja siuksed lavatsid on siin kohe päris suur putka. Et niimoodi me elame siin siis ka ja teeme siia tule alla ja et siuke majakene on siis pakkuda. Siin ei ole küll ujumiskohta, võtaks hommikul ilmselt ujuma ka minna. Siin on mõned naabrid. Aga iseenesest lauad on olemas, WC on olemas, prügikastid on olemas. Et võiks olla üks koht, kus peatuda. Me äkki teeme ühe tiiru veel. Ja siis mõtleme, kas tuleme siia või mis me teeme. Siin on auto saab täpselt siia laua kõrvale panna ja vajadusel on seal pool ka laudasid. Sõitsime siis tiba edasi ja nüüd tegelikult leidsime endal ikkagi ööbimiskoha. Mõnusalt järve ääres, mis mulle alati meeldib. Kuidas vesi on? Päris kohe tundub, aga liivane on see vist. Seda ongi vaja ju. Liivane põhi, uskumatu. Ja see on mingisugune rand. Siin eemal on mingid ujumissilladased ka. Ja meil on olemas siis pink. Asi, mida meil ei ole, on WC, aga siin on ümberringi metsa palju. Ja naabrid on kusagil kaugel metsa sees. WC on seal samas. Jaa, õige. WC oli ka, ainult WC ust ei olnud, aga ma ühes sellises käisin juba. Kui eile õhtul meil oli, ma ei tea, mingisugune 28 kraadi sooja, siis täna on kusjuures 23 ainult järgi jäänud. No võt, mu keha pole harjunud siukeste kraadid. Jah, me oleme siin 30 kõik ära harjunud juba. Ja ujuma tahan ka minna kindlasti. Juba täna õhtul. Ma hakkasin just naerma, et meile tulid uued naaberid, mingisugune autorant oli siin numbrimärk plärises taga ja ilge tümakas käis, aga panin kaamera tööle ja just jäi vait kahjuks. Nii, aga kutsume ikkagi ujumas ära käia. Täna on siis Merka sünnipäev. Valmistasin Merkale imelise roa jälle. Täna õhtul on meil valikus siis tatrapuder hautatud veiselihaga. Kuidas maitseb? Parim tatrapuder, mis sa kunagi saanud oled jälle.
armastusega tehtud. Ja täna on süüdatud siis sünnipäeva puhul ka küünal. Õnne soovime mul, sul, õnne soovime sul, mul, õnne soovime sul, palju õnne sünnipäevaks, kallis Merlin. Mulle palju õnne sünnipäevaks. Juhhei. Uhuu! Ma panin nii kange küünal, seda see puhu ära ka. Kindel. Palju õnne sünnipäevaks. Lähme kokku ka kahvliga. Oho. Võis olla. Hurraa, palju õnne. Ma küll kiitsin seda kohta siin. Tegelikult ongi päris äge koht. Aga natukene ikkagi kripeldama see ka, et see eelmine koht, kus me käisime, oli ka väga toreda vaatega ja selline ilus. Seal on hea WC. Me pole küll sees käinud, aga arvan, et on hea WC. Merka käis praegu selle koha vetsu vaatamas ja ütles, et sealt pidi mingisuguse bakteri saama. Mida see? No seal oli graffitit täis ja siuke mõnus lehk viskas üles kohe, kuigi ust ei olnud ees. Mingi sita bakter, aga siin on mingid rullnokad vist kihutavad ka aeg-ajalt ringi mingi ilge vana Volvo kollase peldikuga, mis teeb jõhkrat kolinat, kui see ringi söödab siin metsa vahel. Nii et me lähme vaatame tegelikult ühe koha veel üle. Et praegu me oma söögid tegime ära siin. Selles mõttes on kõik hästi. Ujumas käidud, pesemas käidud. Jah, puhtad, ujutud, et lihtsalt ööbima. Lähme nüüd teise koha peale. Ma olen tegelikult iga õhtu tahtnud teha ka väikeste statistikat, kui palju me siis sõitnud oleme, aga alati on see millegi pärast meelest ära läinud. Aga täna vaatan siis üle. Päeva keskmine kiirus 56 kilomeetrit tunnis. Tänase päeva sõiduaeg on 5 tundi ja 49 minutit. See on siis see aeg, kui auto on liikunud. Mis on üpris pikk aeg, eile meil oli see oluliselt vähem. Ja päeva keskmine kütusekulu on 5,6. Me oleme saanud ka 5,0, aga täna me sõitsime hommikul ka päris palju seal linna vahel edasi-tagasi ringi. Et 5,6 selle katuse boksiga on tegelikult väga okei. Kui me sõitsime Aagisega, siis see kippus siin 9 juurde minema. Ja läbisõit täna on 326 kilomeetrit, mis tegelikult on väga väike, kui võrrelda seda, et me tuleme esimesel päeval. Sõitsime mingi 900 kilomeetrit äkki või? Niisugust oli 1000 ligi igast asjal ebamast. Et see oli kilga andmine. Täna see terve päeva läbi ja 326. Aga nii on. Täna on olnud siuke linnapäev nii on päeval. 2 päeva nüüd siis. Aga nüüd lähme õue, paneme küünla uuesti põlema. Me tulime siis siia eelmise kohta tagasi, kus see väikene majakene ka on. Ja vaatame siis loodusesse. Ja teeme väikeps. Jah, kasemahlaga. Proovime siis ära ühe Norra õlle. Ma arvan, et see on Norra õlle, sellepärast, et nimi on Norlands Kuld. Tundub just kui Norramaa kuld, kuigi ma tegelikult ostsin selle õlle siis, kui me oleme Norrast juba Rootsi jõudnud ehk ühest Rootsi poest. Alkoprotsent on 3,5%. Ma arvan, et siin võib olla mingi sama reegel nagu Soomes on, et toidupoodides tavalistes nagu kangemaid alkohoolseid jooke äkki müüdagi. Kuigi ma ei tea, kas need mingid jäägermeistrid asjad siin on. Soomes on eraldi poed nende alkohasjade jaoks. Ma ei näinud küll kanget alkoholi kuskil. Igatahes õlleriiul, mis ma üle vaatasin, seal ei olnud mitte ükski õlle kangem kui 3,5%. Nii et ju siis on siin nii. Purk näeb väga ilus välja, jah? Ma panen ikka vanad jaad 5,2. Premium, see on Eestist kaasa tulnud. Ei, laeva pealt. Nii, palju õnne siis. Õnne soovime mul. Juhei! Maitse on okei, kõrnalt magus. Proovin ka seda. Väljas hakkab nüüd juba päris pimedaks minema. Erka just ütles ka enam, et kui me Norras olime öösel, siis talle tundus, et öö ei olnud üldse nii pime, kui seda siis siin Rootsis on. Aga tõmbame tänasele päevale joone alla ja siis homme ootab ees meid selline, ütleme 240 kilomeetrit sõitu Stockholmi. Seal ootab meid ees laev, aga sellest kõigest lähevad siis juba homme. No tere hommikust. Viimane öö nüüd telgis on tehtud. Täna on pühapäev, on 27. juuli. Kell on 9:11 minutit peale saanud see nüüd Rootsi aja järgi. Eestis on kell 10:11.
aga viimane öö telgis tehtud. Mina telki väga kiidan. Siin on ruum iganes. See kott on siin ja et tule telki, viskad asjad ülesse. Siia kotti üleval on väike lamp olemas, et saad omal põlema panna. Ja kui ma siit näiteks istun, siis on ruumi siin veel kõvasti, mu käsi ei ulatagi ülesse. 1,50 m on see tippu kõrgus, et on ülihea siin riided vahetada ja nii edasi. Et väga selline suur ja avar telk on. Neid on laiemaid ka. Ja telk läks maksma siis 180 eurot. 180 eurot ja see on nüüd kas 8 ööd meie käes. Pühapäeval võtsime ja nüüd esmaspäeval viime siis tagasi. Et hind ka tegelikult täiesti mõistlik. Telk ise on üsna kallis, 3500 euri. Merka on hakanud nüüd siin mingit asju jälle kõike sorteerima. Kõik tõmmatakse laiali. Absoluutselt kõik. Oi jumal. Et teeme viimase söögi ja siis pakime niimoodi asjad ära, et me paneme siit laava peale Saaremaal, et täna õhtul enam midagi ju siin ei söö. Enam kusagil kämpides, et otsustasime, kuna Merkal oli eile siin sünnipäev ka, 30 juubel, siis läheme Rootsi lauda täna. Hoiame hinge kinni, kui ära maksame ja siis läheme Rootsi lauda. Me hakkame punast kala sööma. Kilode viisi. Täie raha eest. Jep. Täie raha eest. Läheb täna siis kanaliha omas mahlas. Lasen selle konservi natukene soojaks. Siis kallerdis muutub mõnusaks selliseks kastmeks ja tuleb kokkuvõttes hea mahlane kraam. Kas tibulinnul kael valutab? Jah, ma teen hommiku võimemist. Et sain siin 30 valud hakkavad pihta. Ja ma räägin. Nüüd tead, mida ma tunnen kogu aeg. Õudus. Nii, siin on siis WC-maja. Sildid on kõik rootsikeelsed. Mina suurt midagi aru ei saa. Õllpurkar, siit võiks arvata, et on mingi taarakast. Ja nii tundub, et on ka. Pürgikastid on olemas. Ja siis WC-d. Keegi on mingi pildid siia pannud ja klaasriidest tehtud. No, ei töötab küll. Hais on veits. Ja teine siis on selline. Siin on mingi laste prillaud ka veel. Ja siis siin maja teise nuka peal. Ma arvasin, et äkki see on mingisugune, kus biojäätmed visata. Või midagi taolist. Siin on mingid tühjad kastid. Et selle ruumi kohta me nagu päris täpselt aru ei saa, et mis see siis on. Me Eestis ei ole sellist asja näinud. Aga see tundub justkui biojäätmekast. Ma mõtlesin, et äkki on mingi teema sellega, et loomad ei tuleks neid prügikotte laiali lammutama. Et siis pange nagu siseruumidesse mingi biojäätmete prügi näiteks on üks variant. Või mida see silt seal tähendab, kus kalarood ämbrisse lähevad. Justki võiks olla mingi biokogumise kasti teema.
meil on nagu nipsti 240 kilomeetrit saanud sõidetud, oleme jõudnud sadamasse, check-in on tehtud ja nüüd ootab meid ees juba siin nurga peal Baltic Queen. Tagumist seda aparelli või asja lastakse maha, nii et õige pea ilmselt saame peale ka sõita. Meil on pühapäev, 27. juuli, kell on 15 ja 30. Päeva pardal hakkab meil pidu! Aga vaatame statistikat siis ka. Tänane keskmine kütusekulu on 5,3. See on põhimõtteliselt maanteesõit, 240 midagi kilomeetrit. Natukene siin Stockholmi vahel tiirutasime ka ringi. 258 kilomeetrit näitab, et on tänane päevatripp olnud. Keskmine kiirus 68. Ja sõiduaega on 3 tundi ning 47 minutit. Ühe jutiga tuleme ära, me mingisugused pausi ei teenudki tee peal. Kuulasin Park Ferme ralli podcasti ja teeks kiiresti. Üks maga selle ja...